Minu ees on osaliselt kujundatud tööleht ja siin töölehel tuleks veel muuta mõnede ridade laiusi, mõnede tulpade laiusi ja ka natuke teksti paigutada ümber. Ja alustan jällegi pealkirjast. Nimelt mulle tundub, et see pealkiri on mul üsna kitsuke ning ma tahan, et see oleks mul veidi laiem ja selleks tuleb mul minna siia selle pealkirja rea päisesse ja kursoriga minna siia kahe rea vahelisele joonele ja kui mul kursori pilt on muutunud, siis võtan siit selle esimese rea alumisest servast kinni ja lohistan selle pealkirja rea nüüd just nii laiaks, kui mulle tundub, et ta võiks olla. Võib-olla isegi veel natukene laiemaks. Pealkirja tekst on nüüd väga pisikene, see ei paista, ta ei ole nagu pealkiri. Siis märgin ära selle lahtri ja siit fontide tööriistade juurest valin selle teksti suuruse. No, võtame näiteks selle 16 kirja. Nüüd aga siin edasi vaadates seda tabelit on mul üks tulp siin selline, mille pealkiri ei ole mul tervenisti nähtav, et ta on, osa pealkirjast on jäänud siia peitu. Seega mul tuleb see tulp teha natukene laiemaks ja selleks ma võin minna siia jällegi kahe tulba vahelisele joonele ja kui mu kursor on muutunud, võtan siit servast kinni ja nihutan selle tulba nüüd natukene laiemaks. Nii, ilmus ilusasti minu tulba pealkiri välja. Sellise käsitsi liigutamisega on natukene üks jama, et ma tavaliselt käsi ikkagi ju ei tunneta ära, kui lai oleks mõistlik laius sellele tulbale anda. Kuid selgub, et piisab vaid sellest, et kui ma lähen siia hiirekursoriga siia kahe tulba piirile ja teen selle piiri peal topeltklõpsu, selle järel Excel ise laiendab tulba just nii laiaks, kui lai on selle tulba kõige laiem lahter. Nii et väga hea topeltklõps kahe tulba piiri peal. Kuid ka ülejäänud tulpade laiused ei ole päris sellised, nagu ma sooviksin. Aga ükshaaval ma neid niimoodi topeltklõpsudega muutma ei hakka, kui mul näiteks siin oleks mingi 15-16 tulpa, kui jääksingi klõpsutama. Siis selleks märgin ära kõik need tulbad ja need võiksid olla niimoodi enam-vähem ühe laiused. Kui ma olen kõik tulbad ära märkinud, siis üks võimalus tulpade laiuse määramiseks oleks lihtsalt ükskõik millise kahe tulba vahelisele piirile minna ja nihutada käsitsi ühe tulba laiust. Ja selle tulemusena muutuvad kõik ülejäänud tulbad ka täpselt sama laiaks. Nii tuleb kindlasti kontrollida, et ega mõni lahter nii kokku ei pressitud, et need andmed seal sees trellideks ei muutuks. Nii et selle juures tuleb natukene tähelepanelik olla. Praegu seda juhtunud ei ole, aga tundub, et võime isegi veel natukene kokku lükata oma andmeid. Aha, nüüd läksime natukene üle piiri, näete, 2 arvu enam lahtritesse ära ei mahtunud, seega tuleb natukene ikkagi tagasi tõmmata oma laiuse määramisel. Täpselt sama asja saab teha ka tööriista abil ja täpsemalt. Kui mul on tulbad ära märgitud, siis tuleb mul minna vaid hiirega siia tulpade päisesse, teha parem hiireklõps ning valida siit tulba laius. Ja selle peale tuleb lahti aken, kuhu ma saan sisestada arvu, mitu millimeetrit minu tulba laius peab olema. No, ütleme, et minu tulp võiks olla 2,6 sentimeetrit, või ütlen, okei, nii. Näete, ilusasti mahtusid minu arvud siia tulpadesse ära. Kuid täpselt sama tööriista võib leida ka siit Home nupuribalt, Format käsu alt. Ja siin on sama tulba laiuse valik ja siin vajutades tuleb see sama väike aknakene nähtavale, kuhu võib sisestada tulba laiuse. Kuid mu protsendi tulp on ikkagi äärmiselt lai. Mulle ei meeldi, et väikesed arvud on võtnud tabelist nii suure ruumi ja seda kõike ainult ühe pealkirja pärast. Nii et ma võiksin minna siia pealkirja sisse ja teha siin selle väikese lahtri sees reavahetuse. Ja reavahetust lahtri sees tehakse sellise klahvi kombinatsiooniga nagu Alt-Enter. Nii et vajutan klaviatuurilt Alt plus Enter ja
tehtigi mul reavahetus, nüüd vajutan veel kord Enter ja kogu see rida läks mul automaatselt natukene laiemaks. Nüüd tuleb mul neid pealkirju natukene kohendada, märgin ära terve rea. Ma tahan, et kõikide lahtrites tekst asuks mul keskel. Ja nüüd ma saan selle protsendi tulba jällegi siin üleval topeltklõpsu tehes natukene kitsamaks. Ja näete, kogu mu tabel on juba mahtunud esimesele lehele ilusasti ära, nii et asi hakkab mul juba ilmet võtma.